No tervitus! Kuule, mul tekkis idee. No räägi. Et vanad kalamehed on rääkinud, et sügisel kõige parem aeg on punase kala püügiks. Ma kuulsin, et linnapea käivad jutud, et sul on väga hea saarevõrgu valikpoes olemas. No on täitsa olemas, nii et... Aga mis sa soovitaksid? Läheks vaataks? Lähme vaatame selleks, et ega mul siin all ei ole. Meil on üleval täitsa teine korrus selle jaoks, nii et lähme vaatame. Meil on erinev valik võrke, et 30-meetriseid, 75-meetriseid, et mis nende võrkude vahe on, seda ma täpsemalt praegu sulle rääkima ei hakka selleks, et pole mõtet. Sest me lähme saarevõrgu tehasesse, kus me juba räägime erinevate võrgutüüpidest juba rohkem, et mis kala jaoks, mis võrku ka vaja on. Aga mis sul veel siin on? Ma vaatan, et sul on seal tagapool vist mingeid ankruid ja asju, et vaataks korra seal, mis sul on ankrud, on ujukinöörid, ujuvnöörid, siis on tavalisi ankruotsasid, ei pea ainult ankrule kasutama, igasuguseid nagu erinevaid. Et oligi just nagu sa ütlesid, et on ankrud, siis on ridaõnged, kõike on olemas, nii et meil on, ütleme, Tallinna üks suurimaid valikuid. Nojah, poes on sul võrku kõvasti selles suhtes. Et lett on suur ja lai, nii et... Ja siin taga on sul erinevaid võrgupoisi ka, nagu ma aru saan. Just. Osad on pükstega panekuks, osad on paadiga, et täpselt vastavalt seadusele. Võrgukastid kõik olemas, praegu on üks suurus välja müüdud, tuleb juurde jälle, nii et... Kui räägime punase püügist, siis sinna on tehtud spetsiaalvõrgud lõhele, mis on siis punutud. Ja sa võiks erinevad panna meile selles suhtes, et siis vaataks, et kumb nagu paremini püüab. No, aga miks mitte siis paneme tavalist ja paneme kohevvõrku, et kohevvõrk on siis saarlastel kõige uuem enda tehtud lina, et sellest ta räägib sulle täpsemalt juba meie selles videos, kus me lähme neil tehasesse. Et võtamegi siit näiteks selle, et kuna pükstega paneme, siis selline 1,2 on nagu paras selline, et võtame siit natuke väiksema silmaga ja valime siit siis ka suurema silmaga, nii et võtame praegu 2 võrku ning lähme paneme siis võrgud sisse. Jaa, tubli! Poest võtsime siis 2 erineva silmamõõduga võrgud, üks on 55-ne, teine 60-ne saarevõrgu toodang, et spetsiaalselt tehtud võrgud lõhele, kõrguseks on 1,2 ja tamiil on siis kas 0,11 korda 6 punutis või siis 0,11 korda 4 punutis. Paneme täna võrgud jadasse, et katsetamegi nii, et paneme kohevvõrku, mis on siis saarlaste täiesti enda loodud võrgulina, ja vaatame, kumb püüab paremini, et koheva võrgu eelis on see, et ta on nagu pehmema linaga, ehk siis meenutab mingil määral nagu hiinakat, aga ta on kõvasti tugevam, sest ta on omamoodi punutud. Et multimonofiilid on need mõlemad ja sa võid panna kas siis ühe võrgu või siis, kui sa oled sõbraga koos, siis sa võid panna ühte jadasse 2 võrku järjest kinni omavahel, aga siis peab olema võrgulippudel mõlema inimese isikukoodid ja sa ei tohi ka üksi käia. Et sa pead alati sõbraga koos võrku nõudmas käia. Et ei ole niimoodi, et paned 2 isikukoodi peale ja siis on see, et käid üksi ainult vaatamas. Niimoodi teha ei tohi. Homme on meil siis see plaan, et kui me võrku kontrollima tuleme ja vaatame, et võrk on ikkagi maltsa täis asju, et mitte oma aega raisata siin kaldal, siis on see, et meil on 2 komplekti võrke. Et võtame teised võrgud välja ja paneme uued siin asemele ja lähme puhastame ära ja siis juba 3. päeval tuleme, paneme jälle need puhastatud võrgud tagasi. Et lihtne on toimetada see, kui sul on ikkagi topeltvõrgud ja asjad. Ja lippudeks kasutame, kuna me paneme pükstega kuni meetrisse vette, siis on saare punn ja saare jonn. Mis nende võrgulippude eelis on see, et neil ei ole alumisi pulkasid. Et muidu jäävad need igal pool ette, need on hea mugav kasti visata, vedada ja sellest ma juba katsetasin ühe korra nendega ja ütlen, et need läksid kahlates võrgupanekul mu üheks lemmiklippudeks. Et mul on neid miniversiooni, on seda paadiversiooni, aga neid oli nagu kõige mugavam ikkagi vedada kastis. Nagu tähelepanelik vaataja on märganud, et meie kanalil on uus nimi, et kanali nimeks sai Rajalt maha, et me hakkame nüüd keskenduma erinevatele tegevustele, mis siis toob inimese argirutiinist välja, ehk siis erinevate hobidega tegelemised, jahilkäigud, linnuvaatlused, bushcraft, toidu tegemised, et
kõike sellist hakkab veel kanalis nagu juurde tulema. Aga kalastus jääb ka endiselt alles, aga võib-olla kalastuse poole pealt lihtsalt me lähme nagu rohkem spetsiifilisemaks, et selles suhtes, et hakkamegi näitama näiteks kevadel särjepüüd, et kus kohas püüda, millega püüda ja kõike nagu seda nagu täpsemalt, et inimesel oleks nagu võimalik nendest videodest midagi õppida ja kõrvale panna. Ja ühtlasi muidugi ka see, et võite kirjutada meile kommentaaride alla ka sellist juttu, mida te tahaksite näha, et millised videod teid huvitaks, et mis oleks niisugune tegevus, mis teile meeldiks, et lähme teeme näiteks ka selliseid asju. Pidime öösel tulema võrku kontrollima, sest meil rajakaamera tuvastas liikumist ja mingid patsaanid käisid meil võrgu juures. Et kohale jõudes kahjuks need enam siin koha peal ei olnud, aga lähme vaatame üle, mida nad korda saatsid. Nii, kontrollime siis. Ega maltse on sisse tulnud juba nii, et ja palju on millimallikaid. Nii et vaatame, mis siin on. Siin tuleb selle üle kividest. Siin toimub. Oo, 2 kala. Üks oli. Nii. Ootasi. Tahtsin ära kohata. Ja kaamera. Aga see oli sellepärast, et ma ei taha seda võrku ära lõhkuda, vaata. Tiinlasest on suva, tõmbad suvaliselt selle lesta välja. Siin tahtsin ilusti võtta. Ja kohe näed, tahtsin metsagi. Miks see siin nii on? Siin on kala olnud. Jah, nüüd on see ongi vargil käidud, kala välja rebitud ja et oligi see jutt täitsa õige. Kõik on keeratud metsa siin. Nii et signaal oli õige. Nahaalselt on ikka lõhutud küll, jah? Siit on ikka täitsa jõuga välja tõmmatud see kala. Täiesti ära rapitud, need täiesti vahel kõik kühine. Siin on kalja olnud sees vist. Ma arvan, sest siin on auk igatahes sees, siin on. Seal oli ka enne üks auk. Lest on all ka. Ei ole. See oli täpselt sellise kujuga oli praegu alumine tinanöör, et ma vaatasin, et lest on. Naljaks on see, et need võrgud on vahe. Üle? Jah. Kas me tõesti panime nii sitast? Ei pand ju. Jah. Ühesõnaga, käisime kontrollis ära, aga üks suur auk oli, kus ta oli kala ikka korralikult välja rebitud. Ja mõned väiksemad augud. Ei ole see elu lihtne ja võrk oli ka pahupidi keeratud, et oli näha, et oli kiirelt kontrollitud, et ei olnud päris niisama, et ilusti sirgelt nii, nagu meile panime. Et ikka käiakse jah, mis meile siis jäeti saaks, oli üks selline, ilus priskelest on, isegi ma enne seda ei vaadanudki. Et väga hea priskelest. Päris hea on sellega puhastada. Selles suhtes, et väga okei. Et saab isegi ilusti vees selle puhastatud. Siia on päris hästi jama ka sisse tulnud juba, hakkab tulema. Aga puhastan on sellega okei, ära väga tugevalt rapsi, vaata, muidu oled võrgu puruks. Kuule Marko, vaata ees on kala. Esimene kala, aga see tundub olevat alakas või mis asi see on? Ameerikas, aga see on vist alakas on ja aga see on... ei ole? Oot. Esimene kala. Ta vaikselt roolikust. Sa tõest vaatan, mis pidi ta on. Ja nii me käisime mitu päeva võrke kontrollimas iga hommiku ja õhtu. Võrgu rips on siis väga mugav asi, millega võrku puhastada, et saab ka kaldal puhastada või siis
vees otse. Kiirelt kõik vetikas välja. Suht, valmis. Näe, lestapoiss. Aga järjekordselt on käidud jälle meie võrkudes, sest võrkudes on sassis kohad sees ja augud on sisse rebitud. Nii et Võrgutaja argipäev kahjuks. olen see teemas, niimoodi käiakse, aga midagi pole teha. Inimeste mentaliteet on paigast ära nagu näha. Tegime järjekordse kontrolli ja saagiks oli 2 lesta ja jälle oli käidud kala võtmas võrgus. Et ikkagi need inimesed, kes siin liiguvad, nad käivad kahjuks võrke rüüstamas. Oi jah, ega see võrgutamine lihtne ei ole. Et üks oli konkreetselt, kus oli lima isegi küljes ilusti ja ta oli näha, et oli kala, ma arvan, ikkagi välja võetud. Auk oli sees, see oli välja ravetud. Et ta oli limane, oli ka veel augu kõrvad, nii nagu on kalaga, vaata. Et ta ei olnud väga, ütleme niimoodi, et me ütleme nii, et ta on hiljuti välja võetud see kala. Muidugi üks auto on siin kogu aeg iga jumala päevaselt. Kogu aeg passib, seisab siin. Et me teeme seal auto juures ka tiiru, vaatame, kes seal autos on, mis seal tehakse, mis seal toimetatakse. Ja ilmselt võib-olla tuleb teha meil üks ööse kontroll. Mis me siin koha peal olema ja proovime selle venna kätte saada. Sest näha oli eile õhtul, kui meil tulime pimedas, siis tuli jälle üks auto vastu. Aga oli vähemalt kala oli veel sees. Nii et ei olnud ära läinud. Mõned tunnid niisama chillitud ja vaatame, kas 3 tunniga tuleb keegi sisse. Et naine veits tõusnud, nii et. Aga siiamaani on täielik vaikus selle suure auguni. Pole miskit head. Jälle on üks niukene koht sees, kus on kala olnud, aga jälle on tühjus. Aga meil on sellest suur sõber seal võrgus. Üks part või mingi taoline tegelane. No seltsimees, miks sa ujusid siia sisse? Mis asi sa oled? Part on. Kõle, nüüd rahulikult ära. Võta ta kätte. Nii ilus linnukene. Seal tuleb puruks lõigata. Ohverdame seda võrku, et äkki jääb ikkagi elama. Elama jääb ta kindlasti. Aga vaata, et ta saab nüüd käest minema ei pane niimoodi, et ta see võrk ümber on. See on kõige hullem variant, mis on. Sest tal on jalad ka kõik kinni, vaata täielist lastes seal. Saime lahti ilusti, tegime liinid kõik puhtaks tal. Mine lenda ära. Ei jaksa lennata. Mine. Ja mine. Ta on nii läbi, ma ta ei jaksa. Mine. Vaba lind. Nii, kuna eelmises kohas meil merikat ei tulnud, tuli ainult lesta, siis otsustasime kohta vahetada. Et paneks võrgu nüüd teise poole. Peale praegu üks võrk on sees, nii et vaatame. Ma võtan nüüd kaardid välja, mõõdan ära, et kas see võrk on 100 meetrit vähemalt või mitte. Et 2 võrgu vahe peab olema 100 meetrit. Sest jah, mujal ma ei näe praegu võrku. Ja, ega siis ongi siia vaja panna. Nii et ma mõõdan ära, et kahju, et sinna kohta ei saanud panna, kui oleks tahtnud. Ja jälle üle, huvitav, kas landimehed viskavad sisse või miks ta siit niimoodi üle? Oi, siin on kala! Jaa! Kohe vaatame. Ei olegi forell. Kõrrek jämmu sainas. Seda ei saa nii lihtsalt kätte nagu hiinakas tavaliselt saab. Juba lootsin, et ta on forell. Aga noh, ei andki. Nii kus sa kinni oled. Ära siple, palun ära ümber mine. Ega see võrgupüük lihtne ei ole. Me oleme mitu päeva juba nullitanud siin ainult lesta saanud ja
käiakse tühjendamas ja mis seal ole siis. Praegu vesi madal muidugi. Aga tundub, et see oli päeva ainukene kala siin võrgus praegu. Et nii, vaatame, mis siin on. Ei tundu rohkem. Kohe lõpp käes. Ei ole siin midagi. Tühjus. Kõik. Ühesõnaga, praeguseks saagiks jäi siis üks üle jämmu. Nii, ja kus see kala siin on? Tuli meil täna kontrollima selleks, et ega homme enam ei saa hästi. Sest homme läheb vesi kõrgeks. Kus see kala on? Võta edasi veel. Ma loodan, ma sisse ei käi siin. Kus see kala nüüd on? Tundsin, enam ei tunne. Huvita, kas sai minema või? Et kas sai minema või? Ai, näen vist. Ja näen. Ei tea veel. Forell, jah? Mõõdukas. Kastab ära panna. Suurem kui eelmine. Hoppa, nii! Näed? Hakk. Korralik purgaa ikka. Või noh, see ei ole veel purgaa, et siin varsti tuleb nii, et aga õnnelik kalamees. Nii et vähemalt on hõbedik käes lõpuks. Selleks läks ainult aega 4 päeva. Oleme siis jälle võrku kontrollimas. Vesi on ööga väga-väga sogaseks läinud. Absoluutselt mitte midagi näha ei ole. Võrk on ääreni auke täis, nagu julmalt. Selles suhtes, et otsustasime, et täna võtame siit selle võrgu ära, viime kuskile mujale püüdma. Sest see ei ole normaalne, mis siin toimub. Millimallikaid saab jah, et see ei toida, et siin on mingi jama, kas siin käiakse nii hullult, nagu esimene päev meile näitas video põhjal. Või siis on teine variant see, et lihtsalt ongi, et kala ujub läbi ja teeb selle võrgu katki, kuigi noh, jah. Keegi ei tea selles suhtes. See, kus meil võrk on väga-väga kõrge laine, et selles suhtes, et laine käib üle võrgu tipu. Iseenesest, et vette me siin igatahes minema ei hakka, sest see lõpeb muidu halvasti. Et homme õnneks tuul pöörab ja siis me tuleme jälle uuesti tagasi vaatama, mis saama hakkab. Saime lõpuks võrgule ligi ja oh jumal, mis siin toimub, nii et võtame selle peab küll välja võtma, et see ikkagi eine laine tegi ikka maltsa täis kõik. Päris hull värk ja oli lipu kõik siia ümber pandi. Et ei tasu lolli peaga panna niimoodi, et laine lõpp peale, et tuleb ilma vaadata. Et läks sellega natukene nihu. Ma arvan, et siin ei ole täna ühtegi kala sees. Et siis see on... Puamadu on siin. Puamadu jah, just täpselt nii. Et selle võrguga on meil korralikult tööd veel. Mõnus hunnik, ma olen poole võrgu peale, mul on varsti kast juba seda kapsast täis. Aga noh, kapsa vahele üks väike lestake ka või? Nii et... Kaur saab panni särisema. Just. Aga siin on õhem lest oli. Seal oli paksam. Jah, praegu ei ole nii suur see. Nii et äkki tuleb veel. Jäta, kohe tuleb üks suur lest, järgmine. Ja siin alla on veel üks lest. Ma tõmban selle siit. Kohe tuleb järgmine. Ilus paks lest, suur. Näita, kus see on see. Väga ilus ju. Opa, kole. Nad on mingid imelikud linnud on siin vee peal. Niisama lendavad korjad putu. Näed, see jääb peale. Aga kiired. Aga ta jääb peale. Näed. 2 tükki. Vaata meie juures siin. Varsti lendab sul näkku. Saagiks siis üks kivi ja täiesti võrguga ongi. See on jumala. See on nii, vaata, vetik, see on nii kivi külles kinni, et istub võrgu külles kinni. Laseme tagasi, seal jalamõõduline kivi. Oh jumal. Ja kast on, mul on veel siit mingi 15 metra minna ja mul on kast adrut täis. Ma olen ükskord lestapüügil seda saanud niimoodi samamoodi, aga siis oli see, et viskis võrgu minema, aga noh, siin seda võrku küll ära ei taha visata. Et see ei ole... Seda võrku sa ei saa ära visata, see maksab sul hinge hinde. Ei, ma räägin, et hiinlase on suva, selle viskad minema. See on sinu kalapoe kuupalk. Jah, just.
kui teile meie tegemised meeldivad, siis ärge unustage meie kanalit tellida ja vajutage teavitused sisse, siis te olete ka meie kõige uuemate videodega ilusti kursis. Noh, selline, ütleme nii, et argipäev 5 lesta ja hunnik maltse, nii et kui me terve nädal suutsime hoida võrgud põhimõtteliselt puhtad, siis ikkagi viimasel päeval saime ikka korralik kadruhunniku selleks, et laine oli hoopis niimoodi, nagu me ei olnud oodanud seda, et lõi ikka korralikult seda maltse sisse. Vähemalt vesi on kristall, aga Amerikat sees ei olnud, aga oli 5 lesta ja üks oli nendest ikka väga-väga kena. Oota, ma otsin välja selle paneeringust. Ma ei olegi isegi ammu nii suurt lesta saanudki. See on juba niimoodi, et see on juba pannilest. Et siin enam rohkem lestasid pannile ei mahu.